kriitiline intsident. Tere tulemast kuulama riigi IT-podcasti Kriitiline intsident. Kui tavapäraselt salvestame me oma saadet õdusas ja hubases Geeniuse stuudios, siis täna me oleme tulnud põllule, sõna otseses mõttes keset põldu, nii enam-vähem. Põhjuse selleks on meile andnud suur õppus Ilves, mille raames on juuni 2. nädalal toimunud erinevaid sündmusi ja tegevusi üle Eesti. Et Eesti ikkagi oleks rohkem valmis kõiksugu erinevateks situatsioonideks, mis võivad meid tabada. Tänane saade keskendub ühele üliolulisele ja vajalikule osale sellest õppusest. Oleme põllul koos Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga, kes viib just sel hetkel, kui me siin seda saadet salvestame, läbi siseriikliku rändlusteenuse testi. Head kuulajad, minu vastas istub TTJA peadirektori asetäitja side- ja infoühiskonna valdkonnas Oliver Kailan. Tere! Ja tervist teile! Mina olen endiselt saatejuht Ronald Liive. Ja nii nagu ma sissejuhatuses ütlesin, me päriselt ka, me oleme põllul, me salvestame siin mitte meie tavapärase stuudiotehnikaga, nii et kui heli kvaliteedis on mingid erisusi, siis olge head, ärge väga pahased olge. Aga see teema, millest me räägime, siseriiklik rändlusteenus siin antud saates, me oleme põgusalt sellest varasemalt ka rääkinud, aga räägime uuesti lahti neile, kes pole varem sellest asjast kuulnud. Mis asi on selline asi nagu siseriiklik rändlusteenus? Ja tõepoolest, et riigis erinevad valdkonnad valmistuvad kriisideks ja samamoodi toimub see ka sidevaldkonnas. Et väga palju on panustatud sidevõrkude toimepidevusse viimastel aastatel. Võrgud on varustatud palju võimsamate akudega, palju rohkemates kohtades generaatoritega, et kui nüüd juhtub, et mingisugune häire tekib näiteks elektrivarustuses või niimoodi, et siis võrgud töötaksid ja pakuks tarbijatele teenust. Nüüd täna me tõepoolest oleme tulnud siia põllule, et testida siseriiklikku rändlust. See on siis selline teenus, kus kui nüüd Eesti sideettevõtja kliendil, ehk näiteks tavalisel Telia või Elisa või Tele2 kliendil võrgurikke tõttu kaob ära levi, siis tegelikult seesama klient võib valida teise sideettevõtja levi. Näiteks siis oletame, et kui kaob ära Tele2 levi, saab minna siis kas Elisa või Telia võrku oma telefoniga, ilma et selleks peaks mingisuguseid muudatusi näiteks lepingus tegema. Aga tuleb arvestada, et see teenus on Eestis siis võimalik kasutada ainult suure kriisi korral, et see ei ole selline tavapärane teenus, mis tavaolukorras tarbijatele oleks võimalik. Nüüd juba mitu korda on läbi käinud, me oleme põllul. Kas me tohime öelda ka, kus põllul me siis ikkagi oleme? Ja miks me oleme just sellises kohas? Jaa, et me täna oleme tulnud siis Kaitseväe polügooni territooriumile. Ja miks me selle koha valisime on siis see, et me teeme nüüd reaalseid katseid täna ühe tugijaama ehk mobiilsidemasti piires, kus siis me koos operaatoritega oleme kokku leppinud, et me järjekorras lülitame välja operaatorite teenuseid ehk võrgu lülitame välja ja me saame siis proovida, kuidas käituvad selles võrgus olevad telefonid. Et meil on olemas täna ka ettevalmistatud selline komplekt telefone, millel on siis erandkorras see siseriikliku rändluse teenus lubatud ja me vaatame, kas siis võrgu kadumisel ehk siin simuleeritud kujul siis võrgu välja lülitamisel need telefonid lähevad teiste operaatorite võrkudesse. Et see on tänase testi eesmärk. Kas seda testi oleks saanud kuskil mujal ka teha? Või just see keskpolügoon on selline koht, kus on kõige parem mingil põhjusel seda teha? Me valisime selle koha sellepärast, et kui me nüüd teeks kuskil tiheasustuspiirkonnas katseid nüüd tugijaamaga, ehk nagu ma enne ütlesin, lülitame välja siin erinevaid teenuseid, et see mõjutaks liiga palju tarbijaid, et me siin polügoonil oleme kokku leppinud Kaitseväega, et me täna neid teste teeme ja polügoonil ütleme tavainimesi tegelikult ei viibi, et see on siin selline poolsuletud territoorium. Et sellepärast, et võimalikult vähe häirida tavatarbijaid, on see koht valitud selline. Aga see siseriiklik rändlusteenus, kui palju üldse seda maailmas kasutatakse ja millal see, kui me läheme ajaloos tagasi, millal see alguse sai, kus kohas see alguse sai?
no siseriiklik rändlus on tegelikult osades riikides kasutusel ka nagu äriteenus. Ehk minule teadaolevalt on see näiteks Norras niimoodi ja minu arust ka näiteks Ühendkuningriigis. Ja miks see on kasutusel, ongi siis see, et on leitud, et eriti riigis, kus on selline hästi asustatud territoorium, ei ole mõtet ehitada 3 paralleelset võrku või ütleme vastavalt siis mitu operaatorit see riigis on, kas 2, 3 või 4, et ei ole mõtet nagu võrke ehitada paralleelseid, kuna kasutust on sellel hästi vähe, sest tarbijaid on vähe. Ja nendes piirkondades ongi siis kokku lepitud, et üks operaator ehitab võrgu näiteks ühte piirkonda, teine operaator teise piirkonda ja on kokku lepitud, et nende operaatorite kliendid saavad vastamisi võrku kasutada. Ehk selline teenuse mudel on siis ärilisel, ütleme siis nagu põhimõttel põhinev siis selline siseriiklik rändlus. Aga teine selline kasutusjuht on nüüd seotud kriisidega. Et kui me toome mõne näite, siis kriisi korral, kui saab kahjustada sidetaristu, näiteks on sabotaaž või on koguni sõda, siis sellises olukorras on ka inimestel tegelikult vaja säilitada võimalikult hea sideteenus. Ja näiteks Ukrainas on rändlus juba sõja algusest saati olnud kasutusel siseriiklikult, ehk siis ühe operaatori kliendid, kui nüüd võrgus tekib mingisugune rike, saavad kasutada teise operaatori võrku. Et see tagab siis inimestele selle, et nad saavad ühendust võtta oma lähedastega, lugeda võib-olla uudiseid ja saada kätte ka erinevaid näiteks kriisisõnumeid, kasutada riigi e-teenuseid, et tagada selline baasvajadus. Millal TTJA esimest korda hakkas mõtlema selle siseriikliku rändluse peale, et nüüd oleks aeg ka meil Eestis juurutada seda? No, riigis laiemalt tegelikult selline kriisiteadlikkus ja kriisideks valmistumine on olnud läbi aastate juba päris aktuaalne teema. Eriti sai see hoo sisse, kui algas Ukrainas sõda. Et me oleme õppinud Ukraina kolleegide kogemusest, et meil on olnud kontakte ka nendega ja sellest on tegelikult saanud alguse see idee, et me võiks Eestis ka selle juurutada, selle võimaluse. Ja me tegelikult sideettevõtetega hakkasime läbi rääkima, et selles suunas liikuda põhimõtteliselt kohe suht selle Ukraina sõja alguses. Ja tänaseks me olemegi jõudnud siis siiamaani, et meil on tehniline pool olemas selleks ja tegelikult ka õigusruum, mis siis sätestab selle, et millises olukorras seda rändlust saab kasutada, kas õigusruum on taustal valminud. Mis see tehniline pool täpsemalt endast kujutab? Mis selleks vaja oli? Vaja mingeid uusi seadmeid, tarkvarasid hankida, kas ainult TTJA-l või operaatoritel ka? No, TTJA poole peal ei olnud nüüd vaja midagi hankida tehniliselt, et küll aga operaatorid kindlasti oma võrkudes pidid tegema teatud täiendusi, teatud seadistusi, kindlasti ka erinevaid tarkvara muudatusi. Et nii palju kui vestlustest koosolekutest operaatoritega on mulje jäänud või kuulnud, et seal siis nagu on võrkude vahelisi sideühendusi parandatud, tõustatud ja loomulikult on vaja ka kuidagi valmistada võrk selleks ette, et korraga võib tulla sinu võrku juurde ju praktiliselt topeltarv kliente või isegi rohkem. Et võrk, ütleme, sellele koormusele vastupidavaks teha, see on väga kulukas, aga et võrk vähemalt mingil moel suudaks neid kliente teenindada, sa pead siiski kuidagi nagu natukene kas või piirama neid teenuseid, et keegi ei läheks oma tarbimisega niivõrd suureks, et häirib lihtsalt kogu võrgu ressursi või töö ära, et neid seadistusi on vaja teha kindlasti. Et keegi läheks oma tarbimisega suureks. Kas see tähendabki seda, et nagu siis seal on piiratud see tarbimine, et kui muidu ma saan, mina olen Tele2 klient, ma saan Tele2 kliendina kasutada mobiilseid andmesidet, vaadata YouTube'ist videoid, olen, TikToki staar, teen otseülekandeid,
et tavapärases olukorras saan, kui siseriiklik rändus on kasutuses, Tele2 ei ole ja ma olen justkui näiliselt kasutan Telia, mitte näiliselt, vaid päriselt kasutangi Telia sideteenust, siis sellist võimalust mul tol hetkel ei ole siis või kuidas? No iseenesest andmesidet päris kinni ei keerata. Aga vähemalt sellises ulatuses, et ma saaksin teha mingit otse ülekannet ja kõike seda? No üldiselt ei ole nagu ette antud konkreetselt nagu numbrid, milline kiirus peab olema tagatud kliendile. Et loomulikult tagatakse seda, mis on antud hetkel võimalik, et me saame aru, et kriisisituatsioonis ei ole kõik selline mugav ja suure läbilaske võimega nagu tavaolukorras. Et üldjuhul räägitakse ikkagi seal kuskil mõni megabitt sekundis kiirustest, mida andmesides püütakse tagada. See on piisav selliste e-posti lugemiseks, võib-olla ka uudiste sirvimiseks, sõnumite saatmiseks. Aga nüüd tõesti, et vaadata mugavalt seal mingisugust filmi või striime kuskilt meediaplatvormilt, et see teenus võib olla natukene häiritud, et selline pigem on ikka rõhk sellele, et saada hädapärane side peetud ja ei ole nagu põhirõhk sellele, et oleks nagu meelelahutust tagatud. Nüüd enne tänast päeva siis kui palju koosolekuid, kohtumisi, arutamisi, läbimängimisi, teoreetilisi mingeid kokkuleppeid asju toimus enne seda, kui me saame nüüd päris põllutestini jõuda? Me oleme olnud pidevas kontaktis sideettevõtetega ja tegelikult mul on hea meel, et nad on aru saanud, et selline kriisiks valmistumine on meie kõigi ühine mure. Et ma kogu selle aja vältel ei tajunud sellist nagu hoiakut, et me nagu ei taha kaasuda sellesse. Pigem oldi arusaavad ja oldi mõistvad ja positiivselt häälestatud, et selle eest tõesti suur tänu sideettevõtetele. Et me saime tegelikult sellise kontseptsiooni paika üsna alguses ja sideettevõtted olid täiesti juba ka valmis seda rakendama ja tegelikult väga palju tehti ka juba taustal ära tööd. Küll aga oli nende jaoks vajalik saada ka õigusselgus siis selles osas, et mis hetkel see teenus kasutusele võetakse. Et selleks siis hakati ka taustal õigusakte ette valmistama. Ja tänaseks ongi siis selle teenuse reguleerimine jõudnud õigusakti, mis on Riigikogus 3 lugemist läbinud ja ootab presidendi kinnitamist. Ma võin selle nimega nüüd eksida, kuna selle eelnõu nimi on muutunud läbi menetluskäigu päris mitu korda, et ta oli kas kriisi- ja riigikaitseseadus, kui ma ei eksi. Ja on jõudnud siis sellesse seadusesse. Ja mis siis veel võib-olla oluline on siis see, et nüüd rändlus tõesti võetakse kasutusele ainult siis, kui on erakorraline seisukord. Et see ei ole selline, et mul lihtsalt levi ei ole kuskil seenemetsas, et ma tahaks nüüd kasutada. Et see kindlasti ei ole see kasutusjuht, vaid tõesti võib olema riigis küllaltki suur kriis ja siis Vabariigi Valitsus annab selle korralduse, et see kasutusele võtta. Et jah, see on siis see nagu taust. Ja loomulikult me oleme tegelikult teinud ükskord ka lauaõppuse. See oli siis eelmise aasta jaanuaris, kus me siis õppisime või harjutasime läbi seda administratiivpoolt, kuidas siis nagu see kriis nagu tekib ja kuidas me anname siis riigilina korralduse siis sideettevõtetele see asi sisse lülitada. Ja täna me siis oleme järgmises etapis, kus me siis testime ka põllul nagu seda asja. Kas neil operaatoritel oli üldse teoreetiline võimalus ka mitte kaasuda, mitte tulla üldse kaasa teie mõtteideega? No alati võib ju vastu töötada erinevatele ideedele ja tegelikult kõik, tegemist on taustal ikkagi tegelikult õigusaktidest tuleneva kohustusega ja õigusaktid tavaliselt vaid alati ikkagi Eestis läbivad sellise protsessi nagu kaasamine. Ehk seal saab ikkagi arvesse võtta eri osapoolte huvisid ja seda tehti ka antud õigusakti puhul. Nii et see on nagu tavaline demokraatlik protsess, nii nagu Eestis käib, et jõuga ei saa riik kindlasti mingeid asju teha, et kõik käib ikkagi läbi seadusliku aluse. Aga Telia, Tele2 ja Elisa, tegelikult nad kõik on rahvusvahelised ettevõtted, nad ei tegutse ainult Eestis, vaid nad ongi tegelikult Skandinaaviast pärit
ja ka siin Baltikumis ju tegutsevad suuremalt. Kas see, et me siin Eestis nüüd teeme ja testime, kas see mängib nii-öelda rolli ka siis teistes riikides, kus need samad operaatorid tegutsevad? Kindlasti jaa, et riigisisene rändlus ei ole ainult Eesti selline ettevõtmine, et ka meie 3 Balti naabrit või 2 Balti naabrit, 3 oleme me kokku, ka nemad selles suunas liiguvad, et see kasutusele võtta. Ma nüüd ei tea, kui kaugel on sellega Soomes jõutud, aga minu arust on ka Soomes see täiesti võimalik kriisi korral kasutusele võtta. Ja paljudes Skandinaavia riikides ka minu arust on see täiesti nagu paigas. Nii et need riigid, kes on meie idanaabri läheduses, need väga tunnetavad, et oleks vaja valmistuda sellisteks olukordadeks. Ja kas seal peab ka paika see, et see teema tuli rohkem aktuaalseks, muutus rohkem aktuaalseks pärast seda, mil Ukrainas siis täiemahuline sõda algas? Jaa, ma usun küll, jah, et see nii-öelda käivitaja oli ikkagi siis see konkreetne sõda, mis selle põhjustas. Tulles nüüd natukene tehniliste nüansside juurde, kas need lõpptarbija telefonides peab ka midagi tegema? Kas peab tõmbama mingis äppi alla, seadetes midagi tegema, kuskil oma operaatori juures oma lepingu üle vaatama, andma rohelise tulukese, et jah, et ma olen nõus selliseks või tegelikult kui seadus võetakse vastu, siis kõik on tehtud ja selles lõpptarbija telefonis ei pea mitte midagi muud tegemagi? No, selle teenuse kasutamiseks ei pea tõesti ühtegi äppi ega midagi alla laadima, et rändluse puhul on tegemist mobiilside võrgu sellise baasteenusega, mis on juba võrgu sisse ehitatud. Samamoodi on ta ka telefonide sisse ehitatud. Mis aga tarbija peab tegema, et kui tõesti on see kriisiolukord käes ja rändlus on võimalik riigi sees, siis kui nüüd koduvõrgu levi kaob, siis eeldatavasti läheb telefon automaatselt teise sideettevõtte võrku Eestis. Samamoodi me oleme kindlasti seda kogenud, kui me liigume välismaal, kus on rändlus avatud kõikides võrkudes, siis tihti näeme, et mingi hetk oleme seal näiteks Orange'i võrgus, teine hetk oleme kuskil juba mingis, Vodafone'is näiteks, et telefon taustal automaatselt teeb seda kõike ja peaks tegema ka Eestis. Kas see tähendabki seda, et nii nagu tavapäraselt välismaale reisides telefoni sätetes peab olema rändlusteenus sisse lülitatud? Rändlusteenus sees ja automaatne võrguvalik võiks olla ka vaikimisi sees. Aga nüüd tuleb mängu meie, ütlemegi siis idanaaber, meie idapiire, kus tegelikult on ju soovituslik, et kui sa juhtumisi elad Narvas või ükstapuha kus kohas meie idapiiri läheduses, siis rändlusteenus hoia väljas, sest et muidu võib juhtuda nii, et sinu telefon lülitub Venemaa võrku. Kuidas nagu selle teemaga nüüd suhestub see siseriiklik rändlus? Et tõesti piiriäärsetel aladel peab nagu alati olema ettevaatlik selles mõttes, et jälgima, kuhu nüüd telefon võib sattuda. Et seal tõesti, kes ei taha, et tema telefon satuks kuskile teise riigi võrku, peab enne teostama käsitsi võrgu valiku, ehk siis panema telefoniseadetest võrkude otsingu ja käsit siis valima siis oma koduvõrgu. Aga tõesti jah, kui nüüd samas olukorras, kui nüüd telefonil on see seadistus tehtud, on soov kasutada siseriiklikku rändlust, siis jah, tõepoolest peaks kas siis tegema uue võrgu otsingu ja valima siis selle töötava võrgu või siis tõesti panema automaatvõrgu valiku peale, kui nüüd me oleme tõesti veendunud, et me selle automaatse valikuga ei satu nüüd naaberriigi võrku. Et seda tuleb nagu jälgida süükse nimelde baashügieenina, et piiri ääres on need olukorrad paratamatult võimalikud, et võrk telefon minna teise võrku. Tõesõnaga, telefonis midagi erilist tegema pea, välja arvatud just see, mida me rääkisime, aga kas kuidagi siis, mängime nii-öelda läbi siis selle, kui me juba siin nii-öelda õppuse raames juba testimegi süsteemi. Oletame, et mina läksingi sinna Telia võrku ja nüüd ma kasutasin seda ja tegin seal midagi.
kas pärast siis Telia mulle esitab ka mingis arve selle eest või Telia esitab sellele minu nii-öelda koduoperaatorile ehk Tele2-le arve ja nemad juba omavahel arveldavad või seal mingit arveldamist ei toimugi? See on meil ette nähtud niimoodi, et tarbija jaoks ei ole rändlus siseriiklikult tasuline. Et operaatorid siis kuidagi omavahel neid kulusid niimoodi tasa arveldavad või kuidas nad seda öelda. Et seaduses on kirjas see, et tarbija jaoks peab olema see tasuta. Ehk mingisugust arvet nii-öelda siis mitte oma operaatorilt ehk võõralt operaatorilt tarbija ei saa neid teenuseid kasutades, nii et tarbijale on see tasuta. Me hakkasime nüüd seda podcasti salvestama enam-vähem sel hetkel, kui see test läks natukene põnevamaks, kui ta enne oli. Selles mõttes enne oli ka põnev, aga alguses mängiti läbi see, et kuidas üks operaator kukub ära ja siis ühendatakse teiste operaatorite peale ja siis niimoodi järjest kõik 3 operaatorit käisid läbi. Nüüd hakkas pihta see hetk, kus 2 operaatorit kadus korraga ära. Kas eelduslikult, me küll praegu ei näe ja ei tea, et mis seal teises autos nii-öelda, mis pilt meil avaneb, kas seal võib olla midagi väga palju erinevat? Või suure tõenäosus, kuna need esimesed 3 testi olid edukad, siis ka need järgmised testid on edukad? No, suure tõenäosusega on need edukad, et need teised testid, kus me nüüd võrk lülitame välja paari kaupa, see siis paneb nagu selle telefoni sellisesse olukorda, kus tal on võimalus valida ainult üks alles jääv võrk, et me testime ka siis selle olukorra läbi, et ta siis peab nagu automaatselt sellesse võrku minema, et ta on nagu natukene erinev sellest olukorrast, kus alles jääb 2 võrku, et tal on nagu valida kumma vahel, et mingi juhuslikkuse põhimõttel ta võib näiteks valida alati 1 võrgu see telefon, et siis me nagu antud testide hulk on meil päris väike, et meil sellist nagu olukorda vist ei teki, et muidu telefon järjest läheb ühte võrku, et kuna me siin käsitsi ikkagi vaatame, et ta prooviks kõik võrgud ära. Aga jah, see on lihtsalt teise olukorra simuleerimiseks, kus rivist väljas on ka 2 võrku. Meil täna siin on kohal 2 operaatorit, aga 3 operaatorit, nii-öelda 3 operaatori puhul mängite läbi ja miks meil siis seda 1 kolmandat ei ole, ehk siis Teliat? No, meil põhimõtteliselt me olime kutsunud kõik kohale, kes tahavad tulla, et Telia lihtsalt leidis, et nad saavad oma võrku kaugelt sisse välja lülitada ja nendel nagu testi jaoks otseselt pole vaja kohale tulla. Lihtsalt meil on täna siin kohapeal Tele2 ja Elisa esindajad, et nemad siis ka teevad natuke meiega neid teste kaasa ja vaatavad, kuidas asjad töötavad. Et iseenesest tegelikult operaatorid on juba palju varem, kui täna me siin oleme. Palju varem need testid oma võrgus ära teinud ja selles mõttes nende olemasolu siin otseselt pole vajalik täna, et täna pigem on meie kui riigi huvi näha, kuidas asjad töötavad. Ja kas see, et lauaõppus toimus ja operaatorid on juba iseseisvalt testinud, see oligi põhjus, miks te olite valmis ka siis nii-öelda ajakirjandusele näitama seda ja demonstreerima ja ei pidanud vajalikuks seda varjata? No jaa, selles mõttes, et tegelikult see on hea, kui me ka seda teadlikkust tõstame inimeste seas, et meil kriisi jaoks on selline trump tagataskus olemas, kus me saame nagu sidet ikkagi tagada iga meetmega paremini inimestele. Et see on ka see teadlikkuse tõstmise moment, mida me siin praegu teeme ja tegelikult kahtlust, et see asi ei töötaks või et me peaks enne kuidagi mingi eeltesti tegema, et meil sellist kahtlust nagu pigem ei olnud, et me olime valmis kohe ka teid juurde kutsuma ja selles mõttes olime ka valmis selleks, kui mingi asi nagu otseselt ei tööta, et siis saamegi natuke teavet selle kohta, mida vaja parandada, et igal juhul on see vajalik, see test. Kas nüüd see, et täna läks kõik edukalt ja hästi, tähendab seda, et sisuliselt üle terve Eesti kõigis mobiilimastides saab see sama olukord minna edukalt? Või võib seal olla mingid nüansse, et hoolimata sellest, et täna läks siin hästi, võib näiteks Hiiumaal, kui peaks juhtuma vajadus, seal mastides olla mingine oma eripära ja seal ei õnnestu? No praegu me siin
teeme teste sellises piiratud ulatuses. Me oleme ühe konkreetse masti piirkonnas, meil on üsna väike hulk telefone, mis selles testis osalevad. Aga loomulikult, mis on nagu testimata, on see, et kuidas võrk nagu reaalse koormuse olukorras vastu peab. Sellepärast, et ütleme, et meil igal operaatoril on seal kuskil 500,000 kuni 1 miljoni kandis kliente võrgus. Ja kui nüüd see hulk kliente peaks minema ühe korraga teise operaatori võrku, siis tegelikult ju klientide arv selles vastuvõtvas võrgus ju kahekordistub. Ja millist mõju see võrgule avaldab, see nagu on läbi testimata, et seda niimoodi me hetkel testima ei hakka. Siin me hetkel tugineme teiste riikide praktikale, et iseenesest teenuseid natuke piirates ei tohiks võrkudele halvasti mõjuda, et nii-öelda võrgud kokku ei tohiks kukkuda selles olukorras. Et me hetkel seda testimist ei pea vajalikuks, et me lihtsalt lähtume teiste riikide kogemusest. Samas kas või sedasama suurõppuse Ilvese raamas on ju seda ohuteavituse süsteemi EE-alarm taaskord testitud läbi kõigi oma elementid ehk siis ka sireenid. Kas sellest lähtuvalt ikkagi võiks ka selle siseriikliku rändluse üks hetk validagi välja mingi see piirkonna, informeerida sealseid elanikke, öelda, et kuulge nüüd sel päeval me teeme sellise testi 5 minutiks, teil võib olla side häiritud, et arvestage sellega. Ütleme, et seda võib kaaluda, et ma kindlasti ei ütle ei, et seda kunagi ei tule seda testi. Et liigume samm-sammult, et täna meil on selline esimene põllutest, enne seda oli meil lauaõppus, et võib-olla siin mingi järgmise suurõppuse ajal, mis on riigil kavas näiteks, miks mitte seda testida, et seda peab siis nagu ette valmistama ja siis sellisel juhul on see kommunikatsioon kindlasti hästi oluline, et inimesed saaks aru, mis toimub, et see, kui me inimestel koduvõrgu välja lülitame ja telefonid, me loodame, et nad lähevad automaatselt teise võrku, aga mõnda telefoni vaja võib-olla seal käsitsi natuke nügida, sõltuvalt, ma ei tea, mudelist, tarkvarast, mis iganes, seadistusest kas või. Et see on nagu väga suure mõjuga õppus siis tavatarbija jaoks. Kas hetkel TTJL endal siis plaanis ei ole järgmise õppuse aega, järgmise testi aega tähendab? Meil hetkel ei ole plaanis, et ma arvan, et selle järgmise õppuse planeerimine kindlasti algab kohe, kui see lõpeb, et nii see tsükkel tegelikult käib. Et aga kindlasti on see arutluse all, et kas seda võiks teha, aga ma ütlen, et siin tõesti on see mõju tarbijale väga suur, et see on nagu ühest küljest hea, et inimesed saavad seda proovida, aga teisest küljest siin võib olla ka täiesti varjatuid nüansse, mida me ei teagi, mis tulevad esile ja kuni selleni, et mõni inimene võib-olla ei oska tagasi telefoni lülitada oma koduvõrku või mis iganes võib juhtuda, et neid nüansse on nagu palju. Kas see olekski nüüd üks asi, mis nüüd tänasest saatest võtta, kõrva taha panna, et meil on need pettused, mis meil levivad ja seetõttu öeldakse, et palun rääkige oma lähedastega, kes võivad olla haavatavamad, aga kas me nüüd peaks rääkima ka oma lähedastega just see läbi, et näed, et su telefonisätetes on selline asi nagu see rändlusteenus, et sa võib-olla ei ole kunagi välismaal käinud ja kasutanud, aga tead, see on niimoodi, et kui nüüd juhtub niimoodi, et siis sa oskaksid ja oleksid valmis selleks. Ja kindlasti, et igaüks võiks oma telefoni uurida, kust kohast tal see koht on, kus saab võrke valida ja kus saab võrgu valikurežiimi muuta, näiteks automaatselt käsitsi valikule või vastupidi. Et selles mõttes võiks oma telefoni tõesti tunda või ka lähedane aidata oma siis nagu sugulasel vaadata näiteks, kus kohas need seaded on. Et kui nüüd see riigisisene rändlus käivitatakse, kindlasti riik annab sellest teada ja kindlasti selleks peab olema ka enne mingisugune kriis. Et see ei toimu nagu niimoodi, et lihtsalt mingisuguse lihtsa olukorra pealt, et seda teadlikkust kindlasti vaja kasutada. Kas tehnilises mõttes ta on ikkagi selline nii-öelda, et kui tuleb see korraldus, kuulutatakse välja, mis iganes nii-öelda olukord on, mis seadusest tulenevalt tagab selle, et seda peab aktiveerima, et siis käib see kuskil, keegi teeb ühe nupuvajutuse ja see on aktiveeritud või kuidas seda välja näeb? Jaa, ta käib suhteliselt ruttu ikkagi, et meil oli siin ka taustal ühe operaatoriga nagu admin poole õppus
ehk nemad pärast raporteerisid, et neil oli 2 tunniga alates sellest nii-öelda korralduse saamisest, oli siis nagu läbi asutuses otsus vastu võetud, kuni siis lõpuks selle spetsialistini, kes vajutas nuppu kuskil programmis. Et see käis 2 tunniga. Et tegelikult kui on juba selline kriisi olukord taustal ja kõik on selleks nagu valmis, et see võib igalt tulla see korraldus, siis tõenäoliselt käib see, ma arvan, et 10 minutiga või niimoodi. Kas muidu seaduses on kirjas, kui kaua aega tohib minna? Seal ei ole seda kirjas. Et see on reguleerimata, aga see käib kiiresti. Samas, kui ei ole kirjas, siis võib võtta ka päevi aega või nädalad või kuid ju. Ma ei usu sellisesse pahatahtlikusse, et seda peaks nagu niimoodi reguleerima. Aga jällegi eluline näide, selle olukorra põhjustab nii-öelda olukord, kui side on häiritud tegelikult või me eeldame, et side saab olema häiritud, ehk siis kas või selle korralduse kätte toimetamine võib olla raskendatud. Kas see on ka läbi mõeldud ja nii-öelda läbi mängitud? See on tõsi, et kui nüüd sidega on probleemid, et kuidas me sidega selle asja kätte toimetame, et see on nagu õige märkus. Et meil on tegelikult alternatiivsed sidevahendid ka olemas ja alternatiivsed kontaktid, et kas või satelliittelefonid. Ka operaatoritel on tegelikult mitte ainult oma võrgu telefonid, vaid on ka teiste võrkude telefonid kuskil juhtimiskeskustes, nii et need kontaktid on meile kõik teada ilusti ja lõpuks läheb asi selleni välja, kui riigiametnik läheb jalgsi, siis nagu koputab uksele, ütleb, et siin on see trükimasina trükitud korraldus. Milline teie selline praktiline soovitus on kuulajatele, et kas selle rändlusteenuse peaks oma telefonis nüüd kohe täna sisse lülitama või seal nagu otseselt vahet ei ole, et selle pigem lülitada siis sisse, kui on vaja seda kasutada? Rändlusteenus, ma arvan, vaikimisi vist on enam-vähem kõikidel telefonidel sees. Et pigem on see, et tutvuge oma telefoniga, tutvuge, kus on need seadistused, et proovige teha näiteks võrguotsing, siis näete, et millised võrgud on teie piirkonnas saadaval. Et täna, kui see rändlus pole sisse lülitud, te ei saa neid võrke valida, te küll näete neid võrkude nimesid seal peale otsingut, aga valida neid ei saa. Ja mida veel nagu kriisiolukorraks soovitada on see, et seda juhtub küll harva, aga näiteks sügiseste tormide või talviste tormide käigus tihti juhtub seda, et kuskil maal kaob operaatori levi, kuna tugijaamast on elekter kadunud päris pikaks ajaks. Et siis miks mitte varuda näiteks mõne teise operaatori SIM-kaart omale tagavaraks. Et kui te olete näiteks Elisa klient, teil kaob mingil põhjusel Elisa levi seal piirkonnas, aga äkki teise operaatori levi on olemas. Et te saate juba omale sükse taustarändluse nagu ehitada valmis ja olla ise sides, et kui natukene ise ette valmistada ja mõelda, siis saab ennast päris toimepidevaks. Head kuulajad, lõpetame tänase saate selliste praktiliste näpunäidetega. Hea meel on tõdeda, et õppus Ilves on olnud edukas ja TTJA sai päris elus testida läbi ühe sellise hea süsteemi, mida mina isiklikult loodan, et meil Eestis kunagi vaja ei ole, aga olgem ausad, hea on olla valmis ka kõige halvemateks situatsioonideks. Suured tänud TTJA peadirektori asetäitjale side- ja ühiskonna valdkonnas Oliver Kailaline. Selle põhjaliku ülevaate eest mina olin saatejuht Ronald Liive ja kohtun teiega järgmisel korral.